mehel on Jaanu. Mine istu siia peale. Ops. No vaata sinu munad. Ja isu tekitamegi forelliga. Nii, halleluuja, taluplook. Ma ei tea isegi, mida see tähendab. Loodan, et mitte midagi roppu. Aga meie läheme selle neoonkollase... no me olemegi. Neoonroosa, neoonkollane. Vau, match. Lähme Margoga rabarestot ette valmistama, sest meil on juba laupäeval esimene rabaresto ja lähme vaatame, kas seal on vaja midagi veel parandada. Ma tahan sildi ära tuua, sildi ära värvida ja vaatame, kuidas jõgi on kanuutatav ja vaatame, kas see mees on töökõlbulik. Nii, meil on varustuses, need jäävad jõe äärde lihtsalt natuke kevadet. Meil on kaasas saag, meil on kaasas kirves, see asi, mis teeb rrrr. Ja siis, ikkagi hooaja esimese kanuutamise puhul väike mull. Nii et. Nii on. Let's go. Selle kõige käigus me peame uhkeldama oma imeilusa uue autoga. See on puhas elektriauto. See on selleks, et Janet saaks ajada Indreku talu asju, siia tulevad logod ka peale. Ja mina ei teadnud üldse, mis autot täpselt Margo hakkab ostma. Ma niimoodi kiiret pilti vaatasin. Ja kui ma eile siis selle salongist kätte sain, siis ma olin nii vaimustatud, sest et ilus, nunnu, punane, läikiv. Väga mõnus. Ma ise väga hirmsasti ei armasta elektriautot. Margol on ka. Ja mul oli ka kunagi täiesti elektriauto. Aga mulle ei meeldi see, et ta ikkagi kipub minema vahepeal ilmastikuoludega väga, nagu ma ei saa arvestada selle aku näitajaga. Ja siis mul on soosib ärevust. Aga ei, tegelikult ma suures plaanis ikkagi tahaksin elektriautot, sest meil on elektripaneelid. Meil on suvel põhimõtteliselt tasuta sõitmine sellega. Aga jah, et vähemalt on meil peres üks elektriauto ja nüüd siis veel üks tööelektriauto. Nii et ma arvan, et me oleme väga ökomökod. See värv on lihtsalt nii super minu arust. Tahan sellist autovärvi vaata, pärlmutter. Autodest rääkides, siis nüüd me istusime Kaarli autosse, Kaarli Toyotasse. Ootab Kaarlit koju. Diisel või? Jah, kas see on mootorkatti või diisel? Janet riisus siin, aga vaadake, kui mõnusalt vesi vuliseb. Kevadised rõõmud. Kusjuures mega madal vesi on kevade kohta. Oi, vaadake, kuidas põhi täitsa paistab läbi. Oi, kui mõnus kevadine on täna kõik. Ja kõik need armsad kanuukesed ootavad kliente. Tulge kõik, tulge kõik. Jaanus käis juba jõge puhastamas, nii et peaks igalt poolt läbi saama. Mis? Töötab küll. Äkki ikka saab asja sest. Jube madal vesi on ju. Issand, see esimene minek on alati natuke... Ma ei jõua enam hoida, sa pead vargselt minema. Oi. Ja. Ma sain jalad väga märjaks. Issand, kui mõnus. Ma olen ära unustanud selle. Päike paistab. Täitsa lõpp. Inimene unustab ära. Ja elu on täpselt nii, nagu alati. Margo aerutab ja mina ei tee midagi. Ei, ma räägin, et elu on samasugune nagu alati. Margo aerutab ja ausalt öeldes mul on pala, ma tahan mütsi peast ära võtta. No nii mõnus. Issand jumal. Nüüd mul tuleb meelde, meil ei ole jõe peal kunagi tuult ja sa oledki nagu sellises kausis. Super mõnus. Me lihtsalt kulgeme. Väga romantiline on kõik. Varsti see kõik rohetab siin. Kui soe on juba praegu.
mehel on Jaanu. Kas sa musi päiksekreemi? Oh, Töötab mees ikka joob. Kas sa päiksekreemi panid peale? Ei pannud. Puuts pähe. Mul on abikaasa selle jaoks. Range reegel, ta peab iga päev panema SPF-i nina peale. Ja siis lubati mulle see anda, aga mul ei ole siiamaani antud vist kuidagi. Kõik SPF-id on reas igal pool, nagu igal pool on neid õudne. Kus on sokid, kus on püksid, kus on SPF? Oi, tere tulemast Rabarestosse. Oi, kui äge. Isegi kuskil on meil natuke päikest. Kallis, kuhu sa lähed? Korrastan oma restot. Nii, mul on tavaline mull ja musil on null mull. Selles mõttes, et no natuke sätime. Homme siia tagasi tulen, siis ma homme teen selle põranda, poleerin üle uuesti ja... Jah, pesed põranda ära. Ja. Nii, aga palun vala siis meile hooaja avamiseks. Vaata, sildi peame kaasa võtma. Sildi ma tahan uuesti ära värvida. Kui ilus. Ära kaota kanuud. Juurikas oli libes. Me oleme nagu tõesti nii erksad siin. Oi. Liiga erksad. Kuhu sa lähed nüüd? No siin on väike. No seal oli ka ju. Nii, soen küll korda. Nii, kõik on näha, kui me hakkame suudlema. Ilusat hooaega meile. Jaa, ilusat hooaega. Töökat hooaega. Oi, kui ära Barbara. Vaadake siis meie tööpõldu. Lihtsalt kanuus istumine, igapäevane EMS-i trenn ja vaadake mu künnakut. Mul on jalad nii kanged. Oh my god. Nüüd ma lähen kohe sauna kütma. Saame pärast sauna. Oh, ma olen siin juba tükk aega möllanud ja siis hakkasin mõtlema, issand jumal, milline imeline blogimaterjal, kõik jääb niimoodi salvestamata. Ma näitan, mis ma teen. No ma puhastan jänesepuuri, teen talle siia mingisuguseid väikseid, ma ei tea, puust mingit natuke põnevamaid asju, aga meil on uus projekt. Me tõime sisse jälle tibuilla, et kes mäletab, siis meie esimesed tibud kasvasid siin suureks. No nii, palun vaadake, meie uus tibuvilla. Sinna läheb kana. Siin on tal naabriks Mergo. Mergo, mis sa teed seal? Paista välja. Nii, ja siis ma valisin 6 munakest, et nad oleks kõik üheaegselt. Et ta küll haudub mul praegu seal kanalas, ma lähengi toon ta nüüd ära. Aga kuna ta on nüüd paar päeva seal juba haudunud, siis ma neid mune ei saa praegu jätta sinna, sellepärast et äkki nad siis tulevad erineval ajal, sest 21 päeva on see haudumise aeg. Ühesõnaga ma olen vaatan. Filmin. Näete, meie pisike jaapanlane. Ma panen talle nimeks Geisha, ma ei ole neid nimetanud, sest et ta on nüüd naine, kes läheb hauduma. Joo, tugi oleks. Oh, see on pisike hauduma. Sain lõpuks kanatuppe, aga Margo ei luba ju. Selleks on vaja kasutada kavalust. Kanutuppa saada. Võta vett. Ops. Joo, näe, võta. Ma tahan, et sa jood, enne kui ma su pesale panen. Võta joo. No jah, ta on ju täiesti. Nii et see hauduv kana peaks käima 1 korra päevas pesalt maas. Korraks sirutama, jooma vett, sööma ja kakama. Aga no ma ei tohi teda väga errorisse siin ajada, pärast ei haudu meil enam. Lähme, kusukene ma näitan, kui sa pesa. Isegi neid on äkki palju tema jaoks. Vaatame, kas mahuvad alla. Vaatame, mitu sulle mahub alla. Sa oled ju nii pisikene. No. Ei, mulle tundub, et nii palju ei mahu. Oleme 5. Näe, mine istu siia peale. Ops. No vaata sinu munad. Jaa.
kas sa mahud nende peale? No, kas sa mahud? No, sa oled šokis. I'm so sorry, ma saan aru. Aga seal sul ei ole rahu ja vaikust. Ja ära riidle minuga. Kõik on hästi, sul on spetsiaalne pesa tehtud. Haud, see on inkubaator. Inkubaator on väga teema. Kevadel on kõik inkubaatoris. No nii, istu sinna peale, jah. No, istu. Sinu beebid. Sinu beebid, kullake. Eks ta natuke vaatab. Vaatame, kuidas talle tundub. Okei, ma tõin kanale ussikesi ja kana on kadunud. Vabandage, proua. Siin ei ole teie koht. Ühesõnaga lõppes see meie eksperiment. Sellega hingeldan lausa. Ma viisin ta tagasi, sest et ta ikkagi kogemata juhtus üks asi, et kui ma ta nüüd praegu nagu kätte võtsin sealt laua pealt, siis mul hakkas ära lendama ja just nii, et mul jäi kuidagi need tema tiiva sulekesed jäid. Ühesõnaga tuli raksuga mitu suurt sulge ära, vastik tunne oli. Just ta oli nii ärritunud, et ma viisin ta teiste juurde tagasi. Eks ma vaatan, kui ta maha rahuneb, siis ma võin uuesti proovida. Aga... No nii, uus katse. Kui see kana on nüüd maha rahunenud ja istub pesal uuesti, siis ma viin ta vaikselt tagasi. Aga ei, ma vist ajasin tal üldse isu audumise järgi ära, sest et ta on õues. Anna andeks, kullakene. No anna andeks, seal ta on traumeeritud. Tahtis saada emaks ja see niimoodi tiriti sulgesid ära. Joo. Mis te mõtlete, et saate malt? Ei saa midagi praegu. Väga armas, et te arvate, et mina olen ussidaam. Nii, ja mis teie arvate? Te tahaks ka ussikest, jah? Oh, kui kahju, anna andeks, kallis. Anna andeks, ei, ma ei hakka sind taga püüdma. Jaa, kõik on hästi. Nii, aga no nüüd mul on kindel plaan. Tibusid ma tahan. Eks ma siis vaatan. Neid haudujaid ikka siin ilmub. Vahepeal Elisabetiga nägime ükskord, ma ei tea, 2 nädalat aega, kuni ta lõpuks maha rahunes, nii et eks siis tuleb oodata järgmist haudujat. Nii, mis päev täna on? Reede õhtu. Meie tulime Mari käis esimest korda salajuttude etendust vaatamas. No, Fire. Väga lahe. Fire. Ja. Emana olid naljad natuke krõbedad. Aga tegelikult muidu oli väga hea ja üks nali, ma enam sisu ei mäleta, meeldis mulle eriti. Ja kuidas härrale? Ootamatult palju sooviti sulle tervist. No loogiline. Inimene peabki terve olema. Nii et vahva õhtu. Mina tulen homme ka. Ülejäänud perekond. Neile piisas. Ei ole. Aitab naljast. Ja see päev on käes. See päev, kus me lähme esimesi külalisi vastu võtma Rabaristasse. Kas te saate aru, kuidas on ilmataat meie poolt? Kui soe ilm. Margo on oma legendaarse triibulise särgiga, sest kuidas ta teisiti saaks külalisi vastu võtta? Jah, aga see, kes on mind jälgib, siis näeb, et mul see natukene ilusam särk on. Jah, tal on neid 15 tükki. Nii, meil on kõik pakitud ja me oleme valmis minema. Luu on väga raske. Aga vaadake, kuidas mees teeb tööd. Ma ikkagi jätkuvalt terve selle suve ainult seda imetlen. Selle pidid tegema musi, redeli. Jaa, redel, jah. Meil on tegelikult mega kiire, aga natuke naudime ka ikkagi. No, issand see ilm lihtsalt nagu. Mis teed musi? Jah. Helistad või? Jah.
esimene kord on ikka muidugi sihuke paras närvipinge minna, kes, kus, mis, kas kõik asjad on kaasas, vaatad nimekirja 10 korda üle, siis ikka viimasel hetkel, praegu siin just arutasime, et kas sool ja pipar on kaasas. Nii et jah, aga nägime juba inimesi, kes tulevad, nii et selles mõttes on jälle süda rahul, et kui see esimene kontakt on ära ja inimesed on toredad, siis on ka selline tunne, et siis on nagu hea pingutada. Ja lapsed panevad peale, Mari ja Paul. Mari on siis see perenaine, kes võtab vastu, ütleb tere tulemast, Indreku tallu, tualett on sealpool ja Paul teeb siis kanuutamise instruktsiooni. No jõgi on muidugi nii madal, et mine lihtsalt jala põlvini vesi enam-vähem. Et ma loodan, et ta nüüd suve jooksul siin väga palju rohkem ei lange, muidu läheb keeruliseks. Aga tõesti, jõgi on väga turvaline, et selles mõttes on nagu julge inimesi. Rabaresto poole panna teele. Aga ma näitan siis, milliseid takistusi on võimalik leida. Näete, seal on koprad teinud oma tööd. Väga äge. Ja et jões on siis selliseid väikseid maha langenud puid. Kõik on ära puhastatud, nii et sa kanuuga pääsed läbi. Aga huvitavamaks ta teeb ikkagi. Et ei ole lihtsalt tühi maa ja igav väli. Nii, me oleme Rabaresto ettevalmistustega juba päris kaugel ja saame öelda, mis asjad meil puudu on. Meil on puudu lillevaas. Muud asjad said vist enam kaasa. Musi, kuidas sul on? Kõik on. Kõik toimib? Kõik toimib, jah? Jah. Ma panen siis, kuidas ma panen need lilled siis? Ma tahan liblikat filmida. Oh my god! Issand, 13 oli neid. Laps, hea küll võtab kellegi juurest. See on isegi päris hea mõte sinna. See on väga hea mõte. Abilaud. Lihtsalt praegu on seal sipergas. Aga oleme valmis. Külalised võivad tulla. Laud on kaetud. Veinid külmas. Sealt me neid ootame. Kuskilt nad hakkavad sealt tulema. Toit podiseb. Kokal on hea tuju. Kas kokal on hea tuju? Vaiba. Vaiba maha. Liblikas. Minul on aastatepikkune liblikateooria. See, mis värvi liblikat sa näed esimesena kevadel, selline suvi sul tuleb. Alati peab paika. Alati on nii. Täna ma nägin kollast. Tuleb imeline, kuldne, kaunis suvi. Õnneks nägi eile abikaasa seda sama värvi liblikat. Vist oleme seda suvel koos siis. Tundub, et oleme. Ja kui sa näed kirjut, siis tuleb igasuguseid asju. Väga põnev, seiklusrikas, aga mitte liiga palju päikest. Elu on näidanud. Ja kõige hirmsam on see, kui sa näed seda kartuli. Kapsaliblik. See valge, vaata siuke. Ega liblikas ei ole süüdi selles, aga väga sitta suve ennustab. Põllukultuuridega on nii vähe kokkupuudet, et kipuvad sassi minema. Ja. Aga kollane 2026 on paigas, kõik on hästi, elu on ilus. Ja sealt nad tulevad. Ja esimene külaline sellel kevadhooajal ongi saabumas. Olime viimased. Viimased? Tublid. Meie nägime, eile ma nägin jäälindu ka ja üleeile nägime ka jäälindu. No meil poolt võib aega vaadata. Ja isu tekitamegi forelliga. Forelli ma tegin siin samas selja taga grilli peal valmis teile. Ja seal pajas valmib meil siis pardipada. Kuidas ta nii kiiresti ette? Ei, me selles mõttes, et me natukene tuleb. Ma tean ühte väga edukat abielupaari, kes läheb teeb hooaja avamise ära väga meeldivas seltskonnas. Kordagi tülli ei lähe. Aga me leppisime hommikul kokku, et me tülli ei lähe. Sest vahel võib juhtuda näiteks, võtame siis kokku. Me unustasime maha mee, kaneeli, astelpaju. Selle päästis see, et ma leidsin natuke jänesekapsast. Ja siis sibula ja
küüslaugu. Nii et jah. Aga õnneks oli pardil oli ohtralt küüslaugu, jah. see kompenseeris. Toit oli mega maitsev, no nii hea oli. Nii et võt, meil on edukas Rabaresto hooaja avamine olnud. Ja nüüd ruttu, sest mina pean minema peole Tallinnasse. Mis sa musi tegema hakkad? Mina ootan oma abikaasat koju. Kas te teate, kui soe on siin? Me olime Põhja-Eestis, seal oli 10 kraadi päikse käes, noh, siuke mõnus, natuke jäine ja siia tuled 16 kraadi, palju õnne. Igal pool on meeletu möll. Nii mõnus. Hoov on täis kevadist sita aisu. Puhas väetis. Kui me tulime, siis ta oli hoovi peal tegelikult sellel ajal, kui seminar oli. Aga noh, ju siis pidi nii ajastama. Lähme vaatame edasi. Meie saun on asukohta vahetanud. Enam ei ole jõesaun, nüüd on tiigisaun. See sita ais on päris hea. Kuula. Ma ei tea, kuskilt ma ei ole sealt sul võtta. Ma tulen ATV-ga sinna peomaja juurde. Ahah, no selge. Et Keskkonnaameti nõue oli, et kuigi meil on ratastel saun, siis nad ei taha, et see jõe ääres on. Nii et me peame sinna mingisuguse pisema, kergema teiseldavisega sauna mõtlema ja see jääb ilmselt siia jõe äärde, siia tiigi äärde. Ma isegi ei tea, mis Margo on mõelnud. Kibe tööaeg ikka vägev. Ja kas te teate, mis siin tehakse, jah? Siin on ettevalmistused pitsakohviku ehituseks. Jõudu! Kevadised kaevetööd, alaku. Siin oli meil vana kasvuhoone. See läheb siit ära. No näed ja meie kanakesed. Uhte tupsukesed. Ma ei saa aru, millal nad õues võivad käima hakata. Jube vaesekesed. Kui äge. Ma toon neile ussikesi. Nii, mulle helistati praegu, et mingi pakk saadeti. Kulleriga tuleb ja mul pole õrna aimugi, mis see on. Lilled. Oi, niimoodi. Käite mööda naisi lilli kinkimas, aitäh. Lihtsalt kui hästi see kõik sobib, vaata, fekaalivedu, lilled, elu, kevad. Interflower OÜ. Nii kena, siia on ka kevadet. Nii. Hoppadi. Ühe sõnaga, mis need on siis? iFlower. Vau, kui ilus. Vaata. Issand jumal. Mille puhul? Armas Tuuli, saadame sulle väikese kevadise tervituse. Koodiga Tuuli 20 on kogu e-poe valik -20%. Ma nii prantsil. Me saadetakse lilli, appi kui äge. iFlower. Ühesõnaga, jätke meelde, koodiga Tuuli 20 on kogu e-poe valik -20%. Appi kui nunnu. Appi kui nunnu. Ma nii armastan lilli, ma olen nii meelitatud päriselt nagu kõige nunnum. Nii, mitu päeva me ära oleme olnud? Teisipäeval vist läksime, ma mõtlen, mis päeval ma puhastasin. Ma arvan, et ma esmaspäeval või teisipäeval puhastasingi puuri ja täna reede. Ja ütleme nii, et siin on väikene see
väike kihike, aga suures plaanis esiteks uskumatu. Meie jängu teeb ainult oma vetsu, üldse mujal ei, ainult siia näete, kui palju on igasugust värki. Aga kas ma võin teie WC-d puhastada, kas te läheksite palun korraks suurde tuppa? Mine possu, Mergokene, joo. Varsti me toome sulle siia sõbrad, jaa, sulle sündisid sõbrad. Ma peaks panema kummikindad, aga kes see viitsib. Nii, ühesõnaga ma näitan, kui lihtne on lihtsalt ühe jänese pidamine. Kes on mõelnud, et ta tahaks looma, siis minu jaoks üks puhtamaid loomasid. Väga, täna ma tunnen, kui ma siin kohal toimetan, et siin on nagu mingid lõhnad, aga suures plaanis väga vähe, sest et ta sööb ju ainult heina. Ta lasebki neid heinapapulaid ja natuke pissib. Kõik. Ja see ongi suur sitt nii-öelda. Nüüd ma puhastan selle ära natukene, panen uued alused ja ongi valmis. Nii, näitan edasi siis. Kullakene. Siis ma panen siia alla selle, et kui ta pissib, et siis see imab ilusti ära. Ja hästi palju ajalehti. Et kuidagi siis see imab kogu selle jura sisse, mis ta siia toimetab. Ja nipp, kuidas ta kogu seda asja siin ei ajaks väga, ta hakkab kraapima. On see, et tuleb põhku panna. Ja siis ta ei kraabi. Ja siis on see siuke mõnus hubane. Huvitav on see, et põhku jänes ei nosi. Ta tahab ikkagi nosimiseks ainult heina. Nii, ja siis on meil pandud talle siia. Nii, siis ta saab siin. Sest jänes on selline, et see, kus ta sööb, seal ta teeb oma pabulaid. Nii et sellepärast on huvitav, et ta oma vetsus armastab heinestada. Mergokene, sa oled nii armas meile. Nii tubli ja tark. Mis häält sa teed? Iga päev 5 kilomeetrit. Kes vahepeal ei tea, siis ma tegelikult enam ei loe, sellepärast, et juhtus apsakas ja ühel päeval ma ei käinud. Ja siis mul nii-öelda see strike lõppes, aga loomulikult ma käin ikkagi edasi. Aga sellest on kasvanud väga põnevad arengud. Ma tahan teha seda suure väljakutsena, võimalikult palju inimesi haarata, et kõikidesse sellist igapäevast liikumist süstida. Ja ütleme nii, et esmaspäeval kuulete uudiseid. Ma loodan, et selleks ajaks on meil ikka nädalavahetusel blog üles pandud. Aga ühesõnaga, esmaspäeval ma saan kokku ühe naisega, kes on midagi analoogset kunagi teinud ja ta tegi isegi äppi valmis, sest et kui mingi asi on keeruline, siis on see keeruline leida tööriist nagu selle suure grupiviisilise väljakutse tegemiseks. Nii et väga-väga-väga põnevad arengud on toimumas selle iga päev 5 kilomeetrit, et ma olen ise nii põnevil. Ja teate, mis on meil täna eriti põnev? Ma näitan teile. Ma ei ole üksi. Ma sain oma teismelise tütre kaasa. Ja selle üle olen ma väga õnnelik, sest alati koos on toredam. Ma ei tea. Metskits. Ma mõtlen, äkki võiks olla. Ei, purjehambad. Hambad on pesemata. Ei ole, ta on väga suht hambad, jah? Ta on mingi väga head hambad. Jah. No põnev. Mis teed? Loogi. Sina kõnnid normaalselt, mina kõnnin nii. Yeah. Ilus ju. Ojas tahad juua või? Jaa, see on puhas oja. Ja, ma tean. Me oleme ju joonud. Issand jumal. Linnavurle. Nii, see käib nii. Kõigepealt loputad oma käe ära.
siis vaatad, et ei oleks mingit nagu just surnud loomu siin, aga ei ole. või kui hea, hästi hea, nagu meie maavesi. ma pean siin alati tegema ühe peatuse ja issand, kui mõnus on, nüüd on nagu kevad ja siin on hea soe istuda ja mõnus. ja see on see koht, kus mul on oma nimekiri. siin on mu pere, mu õed, mu vanaemad ja siis mu hästi kallid sõbrad. ja siis ma siin lasen nad niimoodi kõik nagu läbi oma silme eest ja siis neil hakkab jube hea, seal kus nad on, siis neil hakkab hästi hea soe. ühesõnaga ma saadan neile ainult häid soove ja see on üks mu lemmikkohti üldse, sest et siin on nagu ülihea vibe ja mõnus on olla. see on minu väike sihuke, ma ei teagi, palvela, heade soovide koht. universumi kirik, ma ei tea, kuidas seda nimetada. igal juhul ma olen siin hästi rahul alati. Hold my phone. Oh. ei ole seda kõige suurem maha. Oi, tõesti valgutossuga. On mõistlik. Laps kiigub. Oi kui armas. Oi kui armas. Järjest lähemale tuleb päev, kui Mari läheb Argentiinasse vahetusõpilaseks ja mul juba ema süda valutab. see raup on valus. Issand, nuke printsess. Jee, kohal, tagasi Indrekul. Vaadake, kui ilus. Oh my god, sauna ei ole. Kuidagi väga lage. Kõik juba rohetab, nii mõnus. I love it. No palun vaadake, kui nunnud kanad meil on. Ja selle kanala tänane munasaak. Nad on nii tublid. No olete mul tublid. Ma ei ole tegelikult rääkinud, et meil oli vahepeal ka väike kanadraama. Et üks viimati võetud kanadest suri ära. Tükk aega oli selline, et jäi nagu ma ei saa öelda, et nõrgemaks, ta konutas nagu nurgas. Kui ma läksin tema poole, siis ta sõi, ta jõi, aga kogu aeg pidi teda nagu tagant sundima nii-öelda. Ja siis, eks ma olin jälle ära ilmselt mingi päeva või midagi, võib-olla ta siis söönki sel päeval, ma ei tea. Ja siis ma tõin ta tuppa, ta oli selline, et tahtis küllili vajuda. Siis ma tegin kõiki neid õpetusi, et purustasin muna ja süstlaga andsin talle nagu seda juurde noka vahele. Aga ei ta ikkagi juhtuks suri ära. Nii et jah, selline, ta oli see villu moodi kana. Ma ise nimetasin teda villulaadne toode. Et tal ei olnud veel õiget nimegi. Aga noh, jah, eks iga kana kaotus läheb kergemaks pärast seda esimest raamat villuga. Tere hommikust ja ongi täna kena laupäev käes. Mina joon kohvi ja valvan koerasid, sest et üks Pätu tahab meil kogu aeg jooksma minna. Räägi, Pätu, kuhu sinul on vaja minna? No, tahad minu juurde, no tule, tule siia. Tule, ja Margo arvas, et tal on jooksuaeg, aga minu arust ei ole jooksuaega, lihtsalt kevad kutsub. Et meil on täna seminar ja siis on need hooviväravad on lahti ja siis ta tahaks minna seiklema. Vot. Aga täna ongi meil hästi tihe, toimuks tore päev, meil tuleb Koobi seminar Peomajas. Janetit täna ei ole, siis meil on siin 2 tubli toimekat abilist, siis mina korraks vaatan ka natukene. Tavaliselt ma väga palju nagu ise külalisi ei teeninda seminaril, minul on nagu omad ülesanded siin, kui on mingid veinikoolitused või mingid asjad. Aga noh, igal juhul lähen teen, ma olen täna tähtis. Ja siis, mis veel? Siis kell 3 tuleb üks minu vana töökaaslane Tervisekassast, kes on vahepeal otsustanud fotograafiks hakata. Tuleb pildistama meid mammuga. Ma mõtlen, mis ma veel teen. Kõige tähtsam asi on see, et ma pean avatud veinitalude päeva kuulutuse ja ürituse kokku panema. Eile ma jäin magama õhtul, ei jõudnud seda teha enam. Võt.
ja noh, hoovi peal on meil ikka praegu traktor seal toimetab, möllab selle, ma ei teagi, mida nad seal täpselt teevad, hakkavad siis tegema. Liivi, kas meil kanadel on midagi? On kaeraelbed, Ahah, on no keegi sai vist munaga hakkama, siuke kaagutamine. No, pruunakene. Kõik prouad seal munal. Nii tublid on meil. Põhimõtteliselt iga päev, iga kana annab muna. Tere hommikust! Ma vaatan ehitustandri ka üle. See on siis meie... Lootuks lubate pitsat. Ja, juba pitsat, jah? Super! Lootus on. Siia tuleb siis meie uus uhke pitsake. Malibu. Kas teate, mis see on? Varsti lähevad nartsissid lahti. Vot siis tuleb siia hoovi kevade nägu. Praegu on sellist ilusat sinist lillekest. Oi! Ja vaadake seda. Meie esimesed tulbid. Täna hommikul elu keeb. Peomaja on rahvast täis. Võtsin külalised vastu. Nüüd tuleb kohe üks kevadine sünnipäev. Tuleb rääkima. Nii et siis mul on aega juua kohvi. Kuidagi hommik on nii toimekas olnud. Nii tore, nii mõnus selline. Ja energia. Kuulge väiksed uudised kanalast. Minu arust on siin üks hauduv Elisabeth. Kas sa muned või haudud? Kas sa muned või haudud, kallis? Kui sa tahad haududa, siis sa saad haududa nii, et seda nägu. Joo, no vaatame. Äkki saame tibusid? Kas ei ole ilus? Tere tulemast, kaunistus. Oled ilus. Tere tulemast, kaunistused. Tere tulemast kõigile. Indreku tallu. Šalala. Päev on edenenud jõudsalt. Ma olen võtnud vahepeal vastu ühe külalise, kes tahab meie juures pidada oma sünnipäeva. Teinud ära meigi, lokid. Ja nüüd me ootame Taisit, sest Taisi pidi 3 tulema. Et meil tuleb väike emadepäeva fotosessioon mammuga. Aga ma ei tea, kus ta on. Kell on juba natuke 3 läbi. Aga kuidas muidu lokid? Kas parem olen ma sirgete juustega või lokkidega? Mulle endale meeldivad väga lokid, aga kahjuks mul on hulk sirged juuksed. Ja nende lokkidega on alati see, et sa näed, kuidas su juuksed krõõpevad. Aga need, mis need on need? Igasugused lokipaela lokid mul lihtsalt vajuvad välja kohe. Nii et kõrvetamine on ainuke viis, kuidas ma natuke lokki pähe saan. Millise outfitiga ja kus sa olid? Sa oled perepildistamisel, mis ongi pinnitud on Instas. Mäletad? See ei ole küll vahet, mul on ka valge bluus ju. Ja mul on täpselt see, mis ma olin. No, ema ja tütar, oi kui tore, et me tegime erinevad soengud. Mulle meeldib see kampsun, ma oleks seda ise polnud, kui pane see minna. Mul on nii haiga ispiksid. Oi, päev on olnud väga edukas. Väga edukas. Meil oli ema-tütre fotosessioon. Väga tore. Ja nüüd me lähme veel vaatame, tõmbame peomajas otsad kokku. Siis käime Paides korra. Mari tahtis viia mind sushit sööma. Ema ja tütre aeg. Sushi-mushi Paides. Olen nälga suuremas. Wow. Ja väike Coca-Cola. Mis sa sööd?
mul oli mingi vürtsikas asi. Mul on California. Ja siis ma lähen kõndima. Kaunis ma olen. Tõesti ilus õhtu. Okei, mis te arvate, kui kaua ma koristasin saun? Issand, mis siin täna? Kui kaua ma koristasin sauna, enne kui ma aru sain, et Margo mõtleb teist sauna. Aga vaadake, mis siin toimub. Oh my god. Oh my god. See on meil olnud iga-aastane nali, iga kevad. Margo tõmbab kõik üles. Mõnele lihtsalt meeldib kaevata. Mõnuga. Aga Margo pidas seda jõesauna, mis nüüd hakkab meil siis, hakkame teda nimetama vist tiigisaunaks. Mehed on terve aja möllanud siin kopaga. Ja nüüd ma palusin siis projektijuhil selgitada, millega siin tegeletakse. Reede lõunaaeg teeme kopa siia. Ja siis nüüd täna on pühapäev. Täna kopa isegi käime pannud, täna oli nii palju käsitööd. Et nüüd on vesi ja kanal on majas sees. Kõik keerulised asjad on tehtud. Nüüd on ainult homme kraavid kinni ja asi valmis. Sa mõtled seda abijoonet, jah? Mis abijoonet? Seda? Või mis majas sees? Pizzamajas on nüüd vesi ja kanalisatsioon sees. No aga siia majja on ka vaja ju. Seal majas on juba ammu. Oi, vabandust. Pizzamajas on vesi ja kanalisatsioon. Nii et saab käia pupul ka. Ja siin saab pupul ka käia. Nii. Ja räägi, mis sa nende paekividega teed? Et siin sai kopaga seda baasi parasjagu murtud ja ilusamad ja siuksed õhemad plaadid sorteerime siit välja ja nendest teeme veinikambri ja sauna taha. Veinikambri ette ja sauna taha teeme siis siukse grilliala, kus on siis paekivi plaadid. Väga ilus kivi, jah. Minul on jäänud sellel nädalal, täna on hästi külm ilm, hästi kõva tuul, isegi kui päike paistab. Sellepärast ma olen nagu kubu just. Aga minul on jäänud veel sellel nädalal ainult üks ülesanne ja siis võib selle nädala kokku võtta. Täna ongi pühapäev. Minul on vaja ära teha veinikambri inventuur, sest juba 2 nädala pärast on meil avatud veinitalade päevad. Ühesõnaga, kui te hetkel näete siin väga hõredaid riiuleid, siis ma loodan, et juba järgmine nädal ma täidan need riiulid. Ma pean läbi mõtlema, mis veini me pakume inimestele päevasel degustil ja mis veinidega ma teen selle põhjaliku veinikoolituse. Ja see on väga tore osakond töötada. Ja ega siis ei olegi midagi. Tõmbab selle vlogi kokku ja ütleb ilusat pühapäeva lõppu teile.